Noh, filmige nüüd mind alustuseks. Ja siis las televaatajad arvad ära, kuhu me lähme. Sul jälle suu täis või? Kuidas need TikToki tantsid käivad? Ma näitan ühe. No nii. Mina võin ka teha. Soojendus tehtud. Mina alustan. Kuhu me lähme? No? Otepääle ja Tartusse. Miks me sinna lähme? Sest me läheme puhata. Vale vastus. Nii, suusatama. Vale vastus. Vaase. Oskar ütleb meile, mis on õige vastus. Miks me lähme sinna? Kes me oleme? Mustlased. Vot, see on õige vastus. Mustlaslaager on koos, suusatamine ja spaatamine on teisejärguline. Kuidas me need asjad küll ära mahutame kõik? Siit tuleb veel juurde asju, nii tule. Nii. Siin on küll täpselt paras jagu ruumi mõttes. Ja autos meil ka üleliia palju ruumi ei ole. Lumelaud on siin keskel. Lalju on siin. Siin on asjad. Siin on emme. Siin on... Nii. Siin on ka juba tavapärane kaader, kuidas me garaažist välja sõidame. Nii näeb ära, mis ilm on. Lauren, mis kuupäev täna on ja mis aasta ja? Ja 16. detsember. 16. detsember 2020. Ja, mis teil selle kuupäevaga seoses assotseerub? Me sõidame Tartusse. Jaa, aga no tavaliselt, mis see 16. detsember tähendab nagu aasta mõttes? Jõulud näiteks on lähedal, ma võin teil sissejuhatuse teha. Mis veel? Vaheaeg on lähedal. Talv on lähedal. Jah. 25. No mis te räägite siis? Kuidas teil see nädal koolis on läinud? Hästi. Kas te olete käinud koha peal või? Ei, me oleme koduõppel. Aha, kuidas teile see meeldinud on? Ei meeldi. Kas te tunnete kedagi, kes tunneb kedagi, kellel on koroona? Meie klassis ei tea. Ma tean ainult, et Harrieti ühel. No siis ikka kedagi tunnete. Meil töö juures oli ka ühel. Terve eelmine nädal oli kontor kõik evakueeritud karantiini. Kodukontorisse ja isi käis seal. Aga meie peres on kõik terved. Loodame, et Otepääl ei ole selline ilm nagu siin. Sest muidu me suusatada ei saa, aga ilmateade näitab, et on ilusti selline -kraad või 0. Et seal vast alati ikka lund. Ma räägin teile veel seiklust. See meile pandi siis jõulupakke kõvasti kaasa. Osad Soomemaalt. Ja siis ma pidin käima sadamas neil vastas. Et need ei mahu meil autosse ära. Siis ma läksin kargobussi ja sain sellise maagilise jõulunumbri järjekorra numbriks. Ja nüüd need liiguvad juba Tartu poole. Nii, paneme käima. Lõuna-Eesti. Jah, siin on juba täitsa lumine. Tunnike on sõita veel. Ja Tallinnas sadas vihma, Lõuna-Eestis on ikkagi lumine nagu hästi, nagu ikka, nii nagu arvasime. Väga õieti. No nii, siin on ikka tõsine lumi maas. Siin ei ole kunstlund vaja tehagi. Siin saab niisamagi suusatada. Ja vihmasadu ka ei ole siin. Kõik on täpselt nii, mis vaja. Oi, vaadake lapsed, siin on juba järjekord. Vot see on õige asi. Näe, kutsu on ka siin. Valget värvi. See on täitsa mäe moodi, on ju? Oh, sai jumal. Väike Lauren. See on nagu kosmonaut.
saad ikka ülesse siit? Tule nüüd. Näed, hakkab juba hämarduma, saame veel paar ringi kiirelt teha siin. Siin on ikka tõeline talv. No, päris udune on siin. Aga näed, Oskar ja Lauren sealt tulevad udukogust. Ossa, kus on suur hoog teil? Ma tulen teile järgi kohe. Kurat, ei jäänud peale, Oskar. Kuidas on siis? Räägi. Hästi. Suusk on käpas, suusk on jalas. Lumi libiseb hästi. Mida? Isegi Lauren ei julgenud üksinda sõita. Nüüd läks Lauren. Vaatame, kuidas Lauren nüüd peale saab. Nii. Ega ta nüüd ei karda. Muidu ta julges ainult emmega minna. No nii, kas jaksate veel või lähme spaasse ära? Äkki aitab täna esimeseks päevaks, Okei. Homme tuleme valges juba siia. Mis te siis ütlete, kas on mõnus? Joo. See on parem kui Nõmme. Lailu, mis sina ütled? Parem kui Nõmme, no muidugi. See peaks üks Eesti kuulsamaid nõlvasid olema. Nii, nüüd me sõidame 55 kilomeetrit Tartusse veespaasse, kus meid ootab peretuba, kus me kunagi käinud ei ole. See on Emajõe metropoli kõige suurem spa. Vist on nii või? Ei tea. Okei, mis kellani spa lahti on? Ei leia. No okei, 8 ikka on. Kell on praegu 3:06, 3:07 oleme kohal. No tunniks saame kindlasti olla. Nii, siit saab otse parklast, hotelli. Kõik on jumalast närvis, kindad on kadunud. Lailu magas terve tee siia. Väga tubli. Oskar, kus sa oma kinda panid siis? Maskid ette nüüd, koroona on ju. No rääkige seda seal üleval, tädi. Hotelli foajees väike ringtuur. Vaata, mis siin siis on. Siin on nii äge. Siin on siuke jõulumeeleolu, et kingitused on meile juba valmis pandud siia. Mine vaata, kas meie nimed on peal. Oi, kui äge siin on. Vaatame, kas siin ei ole Kostami maale. Kelle maalid siin siis on? Lallu maalid. Oi. Lallu. Kalli 2012, vaata, nägid või? Lallu tegi. Keegi Kalli on joonistanud selle. See on Kalli. Nii, lapsed, rääkige, mis me nüüd teeme siis? Teeme spaasse. Ja siis? Ajama. Ei, sööma ei lähe või? Tead, et siin samas majas on Vapiano. Äkki lähme Vapianosse sööma. Peame uurima, mis kellani seal. Laurenile meeldivad need mullid, jah? See on tõesti äge. Küll siin on igasugused palju punkte antud sellele hotellile. 9,6 ja 9,3 ja 9,5 ja need on punktid, vaata, mis on antud neile reiting. Peaaegu igal pool on 10 saanud. Siis peab üks hea koht. Nüüd hakkab see traditsiooniks kujunenud toa otsimine. Vale tuba, vale korrus.
vale maja, vale linn, vale riik, vale planeet, vale galaktika, vale universum, vale suur pauk. Nii, kus Kostabi maalid on? Ei olegi. Äkki terved seinad on värvilist tema. Jah. Oi, millised uhked need. Lõvi need. Need on koputamiseks tehtud. Siis kui room service tahab tulla. Jah, siis teeb. Nüüd te saate siin kohe meie toa peal katsetada seda. Päris hästi. No nii. Vale maja, vale korrus. Oi, õige. Oi. Kahju, et me ei saanud video peale seda, kuidas see retseptsiooni onu meid kraadis. See on mul küll elus esimest korda, kui jah, keegi kraadib. Ossa, vaata, vannitoa ja selle suure toa vahel on klaas. Nii et kui issi hommikul vanni läheb. Nii, vaatame kohe traditsiooniline vaade. Mis siit paistab? Midagi. No nii, Lauren, väike TikToki tants meile äkki. Teed või? Mine natuke kaugemale, muidu ei jää peale. Nii, no uuesti nüüd. Paneme vast vahe riided selga. Ja oleme valmis. Kas hakkame panema? Ka riided selga. Äge. Läheb veel edasi. Miski ütleb mulle, et keegi issi TikToki tantsa enam näha ei taha. Sa ei tohi lasta padja maha kukkuda. Kui padi kukku oled kaotanud. No selline näeb välja venna arm. Oskar kaotas. Äkki Laur viskame kohe. Kes esimesele tropib? Ma vastasin selle, et ma ei pääsigi sinna minema, et ennast vaadata, siis ma saan siit ennast vaadata. Väga hea point. Lähme nüüd spaasse. Vaata esi seda. No, demonstreeri meile midagi. Meeldib sulle siin või? Kas lähed sisse või? No mine, ma filmin. Mullivanni näiteks algatuseks. Jäta sussid siia. No nii, nüüd tuli Lauren ka. No vaatame, kust nüüd siis sisse minnakse kõigepealt. Oi, seda rõõmu, seda on nad ootanud. No räägi mulle spa-elamustest. Mis hinda sa annaksid? 10-10. Oi, see vist väga meeldis. Mis sina hinda annaksid? 10-7. Okei. Ainult 7. Lauren, põhjenda, mis sellest kõige rohkem meeldis? See suur bassein, nii et ma sain vee all ujuda. Ja mis veel? Number 2? See, et seal oli keeru. Number 3? Ja number 3 oli see, et me üldse siia hotellit oli. Okei, Oskar, sinu spa top 3. See esimene koht on saunamaan, teine oli see, et sa said saunast hüpata ja sinna külma pann ja 3. oli see tavaline bassein. Okei. Mulle meeldis Kadaka saun, siis mulle meeldis see jääsaun, kus ma polnud varem käinud. Ja siis mulle meeldis see jääauk ka.
okei, sidelepp, nüüd läheme alla. Näidata näpuga ühele maakonnale, et see on nende mure, ei ole. Ida-Virumaa ei ole absoluutselt üksi jäetud. Ida-Virumaa on väga suures fookuses ja ka toetuses. Ma olen isiklikult käinud 1,5 nädalat tagasi Ida-Virumaal. Mina olen ka käinud. Sillamäel ja Kohtla-Järvel ka. Ei ole ükski maa. Isegi mitte Ida-Võlumaa. No nii, esimese päeva tõmbame siis kokku ära. McDonaldsid söödud ja restoran oli all kinni ja Ossu, kas teed meile siin väikse kokkuvõtte? Jumal, seda oskab iga loll öelda, oleks pidanud ütlema, et head aega, mitte tere. Päev hakkab läbi saama. Okei. Ruudi, anna Ruudile ka üks amps jäätist.